Tere hommikust, austatud konverentsist osavõtjad, kõik siin saalis ja kes jälgivad meid veebi vahendusel. Me korraldame koos Postimehega aasta majanduskonverentsi 16. korda ja hea meel on tõdeda, et jätkuvalt on suur huvi majandusega seotud küsimuste vastu. Selle aasta konverentsi suureks teemaks on, mis on Eesti majanduse tuum. Sellele küsimusele puudub ühene vastus või ka definitsioon, kuid võib tõdeda, et majandus ongi ju riigi tuumaks ning selle tugevusest või ka siis nõrkusest sõltub Eesti riigi eksistents. Eesti majanduse tuumküsimused on täna aga seotud sellega, kuidas me väikse riigina saame hakkama suurte geopoliitiliste jõudude ristumiskohas. Samas me peame ju leidma tasakaalu kaitse- ja tsiviilinvesteeringute vahel. Samal ajal me peame ju säilitama riigi konkurentsivõime, sealjuures tagades energiajulgeoleku. Ja kindlasti me ei tohi unustada, millised on meie rahvastikuga seotud demograafilised piirangud. Kõik need teemad on hästi omavahel seotud ning kindlasti nõuavad need olulist strateegilist planeerimist, aga kindlasti ka rahvusvahelist koostööd. Milline on siis praegune majanduslik olukord? Eesti majandus on läbimas keerulist taastumisperioodi pärast pikka majanduslangust. Positiivse märgina võime tõdeda, et oleme jõudnud SKT reaalmahtudelt tagasi 2019. aasta tasemele, kuid see pole piisav põhjus rahuloluks. Viimase Euroopa Komisjoni prognoosi järgi peaks meie SKT kasvama sellel aastal 1,5–2%, mis on küll edasiminek, kuid jääb selgelt alla meie potentsiaalile. Selle kasvu peamiseks veduriks peaks olema välisnõudluse paranemine, aga ka intressimäärade langus. Kuid siinjuures me peame arvestama, et meie siseturg on ju sedavõrd väike, et sellel ei ole võimalik pikaajalist majanduskasvu ehitada. Samas on märkimisväärne, et meie jaoks oluline probleem, inflatsioon, jääb endiselt kõrgemaks Baltikumis ja võib-olla ka Euroopa Liidus, ulatudes prognoositavalt 5–6% aastas. Võrdluseks, et Leedul ja Lätis on see prognoos poole väiksem ja Euroopas keskmiselt umbes 2,2%. Geopoliitiline kontekst. Geopoliitiline olukord, arvestades käimasolevat sõda, on sundinud Eestit ja kogu Euroopat ümber hindama oma majanduspoliitilisi prioriteete. Julgeolekukaalutlused on muutunud aga paljude riikide majanduspoliitika lahutamatuks osaks. Euroopa Liit, mille majanduslik tugevus on olnud tema peamine mõjuvõimu allikas, peab leidma viise, kuidas säilitada positsiooni maailma suurte otsustajate seas. Eesti jaoks tähendab see loomulikult, et eelkõige meil on vajalik leida tasakaal julgeolekuinvesteeringute ja majandusarengu vahel. Hiljuti ütles kindral Martin Herem: relvi tehakse rahast, majandus tuleb hoida. Iga inimese asi on praegu elada oma tavalist elu võimalikult täisväärtuslikult. Kui riigil on raha, siis saab relvi ka osta. Samas, millised on meie struktuursed probleemid ja väljakutsed? Üks kesksemaid küsimusi on tootlikkuse langus võrreldes Euroopa keskmisega. See tähendab, et meie tööjõud on muutunud kallimaks, ilma vastavat lisandväärtust loomata. Teadaolevalt, kui palgad kasvavad kiiremini, siis kahaneb kasumine osa lisandväärtuses, mida omakorda vähendab võimalusi ju tulevikus tehtavateks investeeringuteks. Ning teadaolevalt turumajanduses maksab kuluefektiivsus, tootlikkus ja kasum. Samas on oluliseks takistuseks kujunenud ka avaliku sektori kohustuste kasv, mis võib ületada riigi võimekuse piire. Ning maksukoormus on meil jõudnud tasemele, kus edasine tõstmine võib kahjustada ka majanduse konkurentsivõimet. See sunnib aga riiki täna tegema
keerulisi otsuseid avalike teenuste ja investeeringute vahel. Siinkohal tuleb nõustuda varasemalt välja öeldud seisukohtadega, et oluliselt tuleb piirata või ka ajutiselt peatada töötasude ja toetuste indekseerimine avalikus sektoris, välja arvatud sisejulgeolekus ja haridussüsteemis. Millises keskkonnas siis tootlikkus kasvab? Peamised tegurid, millest tootlikkuse kasv sõltub ning millele tuleb tähelepanu pöörata, võiksid olla järgmised. Esiteks, tehnoloogiline areng ja innovatsioon. Uued tehnoloogiad, masinad, tarkvara või protsessid võimaldavad toota rohkem väiksema vaevaga. Majanduslik ja poliitiline keskkond. Stabiilne majanduspoliitika, õiguskindlus, aga ka õigusselgus, vähene bürokraatia ning madalad maksud soodustavad oluliselt tootlikkuse kasvu. Kolmandaks, turukonkurents. Konkurents sunnib ettevõtjaid pidevalt parandama oma tootmisprotsesse ja leidma viise, kuidas tagada ettevõtte kuluefektiivsus. Ressursside kättesaadavus. Toetav infrastruktuur, toorainete, energia ja muude sisendite kättesaadavus ning ka nende hind mõjutavad tootmise igapäevast efektiivsust ja kasumist. Ja viiendaks, inimkapital ja organisatsiooniline tõhusus. Ettevõtete juhtimisstruktuurist ja protsesside optimeerimisest sõltub, kui hästi suudetakse olemasolevaid vahendeid kasutada. See loetelu või ka need tegurid on ühtaegu siin võimalusteks, aga ka väljakutseteks nii riigil kui ka ettevõtjatel. Kõik eelpool nimetatud teemad ongi meie tänase konverentsi sisuks ning me kuuleme peaministrilt, millised on meie riigi tugevused, aga ka nõrkused ning millised on valitsuse poliitilised prioriteedid majanduse konkurentsivõime kindlustamiseks. Piret Mürktupoo, kes on edukalt juhtinud suurettevõtteid nii Tallinnas kui ka Stockholmis, annab meile võrdleva ülevaate Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnast. Peeter Koppel ja Mihkel Nestor arutlevad maailma majandusarengu sõlmprobleemidest, Atlandi-ülesest kaubanduslahingust, et mitte öelda sõjast, ning Eesti osas sellest. Peale suhtluspausi kuuleme Kusti Salmi ettekannet, millist mõju majandusele võib kaasa tuua sõda Euroopas, sellega kaasnevatest võimalustest ja eesmärkidest ning sealhulgas Eesti võiduteooriast. Ja konverentsi viimases osas arutlevad Mart Ustav, Valdo Kalm ja Märt-Erik Martens uute tehnoloogiate igapäevasest rakendamisest ja tuleviku väljavaadetest tootlikkuse tõstmisel. Ning kokkuvõtteks peab nõustuma president Karise poolt vabariigi aastapäeval välja öeldud mõtetega. Eesti majandus vajab uut käiku. 2025. aasta kujuneb Eesti majanduse jaoks määravaks. Edu saavutamiseks, ma rõhutan veel kord, on vajalik nii avaliku kui ka erasektori koostöö. Majanduskasvu taastamine eeldab struktuurseid reforme, innovatsiooni toetamist ning oskuslikku tasakaalu julgeoleku ja majandusliku efektiivsuse vahel. Soovin kõikidele tänasest konverentsist osavõtjatele põnevat päeva ja aktiivset osavõttu diskussioonist. Aitäh!